täna siis peaksime alustama oma sõitu Queenslandi, mis on siis umbes 2000 kilomeetrit siit, kus me praegu oleme. Päike paistab, mis tähendab seda, et me oleme juba sõidu alustamisega kõvasti hiljaks jäänud. Ja jätame siis oma koduga ka hüvasti. Komandeeringus me olemegi tõenäoliselt siis enda Austraalia lõpuni. Tõenäoliselt siia tagasi me enam ei satu. Lehvitame kõigele, mis veel siin on. Siin me elasime mingi ikka mõned kuud. Tekkis juba niisugune väike kodune tunne. Et muidu olime ju reisinud kogu aeg ringi, et kuskil nagu mingit niisugust peatumist kui asja ei olnud. Aga siin jah, nüüd olime siis mitu kuud. Et meil on fucking asju. Meil on asju kogunenud nii palju juba, et ma alguses arvasin, et mis meil ikka autosse läheb ainult paar kotti. Aga vaatame. Avaari on sitaks ja meie magame siis taaskord autos, et panime madratsi siia alla juba ära, et pärast viskame lihtsalt need asjad sinna ette. Saame täna kuskil 1000 kilomeetrit ära sõita ja siis sime free campi kuskilt ja peatume free campis. Marta, kuidas on? Päris ekstreemne. Nii, umbes 700 kilomeetrit on siis sõidetud. Ja nüüd oleme tanklas, teeme kiire söögipeatuse ja tankisime paagiga täis. Mingi soe purks läheb sisse ja sõidame edasi. Kuna me täna seda sõitu nii hilja alustasime, siis me väga kuskil mingi pikki peatuse ei tee. Et katsume võimalikult palju ära sõita. Et oleks varem nagu sõitu alustanud ala mingi 6 või midagi, siis selle võrra oleks saanud kuskil kauem tiksuda. Homme saame varem alustada. Ja siis saab võib-olla kuskil mingi kohvikus süüa ja võib-olla kuskil vaadata midagi natukene, et ei ole nii kiire. Et jah, siin peab vaatama, et päris pimeda peale ei jää selle sõitmisega, et loomi ja muid olevusi siis ikka näha oleks. See poogu maa võtta. Ikka pidevalt nagu tuleb mingi loomi ette. Peab olema nagu ikka kogu aeg 100% silmadega tee peal ja jälgima. Me oleme jõudnud siis enda kämpimiskohta. Tee ääres niisugune väike kohakene, lihtsalt kell on mingi 9 õhtul. Et suht pikalt oleme juba sõitnud, et teeme siin kerge uinaku ja tõenäoliselt hommikul mingi 6 aeg siis stardime jälle edasi. Ja poeme taha peitu, et nii pime on, ma ei tea, kas te üldse praegu näete midagi. Aga näeme hommikul. Nii, öö on magatud. Ja nüüd kihutame edasi jälle. Et polnud häda midagi, et väljas oli suht okei temperatuur autos magamiseks. Nüüd on paarsada kilomeetrit sõita, 190 täpsemalt vist. Ja sõidame järgmisse tanklasse ja teeme seal hommikuse peatumise, et joome kohvi, teeme söögi ja käime vetsus ja nii edasi. Et paneme edasi. Lähviti kaamerasse, Marta. Me saime kõhu täis, tankisime auto täis ja jätkame oma seda sõitu. Või tähendab, juba jätkasime. Ja siis vaatasime, et tee peal oli kilbu. Päris suured küüsed on tal ikka. Ja nüüd on siis 500 kilomeetrit sõitu järgmise peatuseni. Paneme selle kiiruga ära ja vaat. Siis kui kaelapatte ei ole, aga kael jääb sõites haigeks, siis tuleb leida laen. Oleme jõudnud siis kohale siia enda majutusplatsile. Et eile õhtul, kui saabusime, siis ei viitsinud enam kaamerat tööle panna ja jännata sellega. Et suht väss oli peal sellest pikast sõidust. Aga vaatame seda maja, milles me siis elame. Päris kena on, ei saa öelda midagi. Et päris suur on teine. Et lähme vaatame sisse ka. Täna oli juba nii-öelda esimene tööpäev meil. Et meil oli induction, kus lihtsalt räägiti ära, et turvalisuse asjad ja nii, et mis siin nagu on. Aga vaatame mis maja. Et köök number 1 on siin. Kõik, mis eluks vajalik on olemas. Väga mõnus. Siin on kohe selline väikene eluruumikene. Sealt siis tulime sisse. Et meie elame teisel korrusel. Meie köök on siin. Marta toimetab siin praegu.
ja meie tuba on siis siin taga. Veits sassis on, aga selline voodi, siis selline walk-in väike garderoob ja toolikene ja vannituba siis, meil on siin mullivann, dušš, 2 kraanikaussi ja WC. Et kõik on olemas. Nüüd on juba veits aega möödas siis sellest eelmisest klipist. Oleme vahepeal paar nädalat töötanud ja ei ole kaamerat siis välja võtnud. Või noh, me oleme suht iga päev tööd teinud, et pole lihtsalt aega olnud ja õhtuti oled suht väsinud. Aga anyways, nüüd meil on vaba päev ja kondame siin veits ringi. Siin on üks järveke, et tahaks minna sinna järve äärde, et korra vaatame, et mis seal on. Vaat. Jõudsime siia järve äärde siis. Läheme vaatame korra vee äärde ja katsume selle vee ka ära, et kas on soe. Inimesed ujuvad seal. Siin saab mingit veesporti ka teha. Ala skuuterit rentida ja mingi kajakkidega sõidetakse sinna. Et tundub siuke cozy koht, kuhu tulla mingi veits lebotama ja mingi pikniku tegema. Teeme teile kiire siukse oma elu update'i, tõenäoliselt see video nii pikk ei tule. See järvek on meil siis suht kodu lähedalt, ei ole üldse väga kaugel. Ja see linn, mis meil siin nii-öelda komandeeringus, siis lähedal asub, selle nimi on siis Emerald. See asub ka siukene mingi 15 kilomeetrit meie kodust eemalt. Et suht hea on, et kõik on siuke käe-jala ulatuses. Nii, aga katsume selle vee ära siis. Vaatame, mis Marta ütleb meile. On soe või? Soe? On soe või? No, ma arvan, et see on kõik soe. See on soe, jah. Töö, mis me teeme, on siis mandariinide istutamine, et seal ehitatakse täiesti uut farmi. Meie istutame sinna 250 000 mandariini siis, et päris palju. Meie siis oleme selle istutamisprotsessi juures traktorite peal ja puurime siis auke maa sisse ja traktori taga siis kõnnivad vietnamlased, kes siis istutavad sinna puuritud aukudes taimed. Et siuke väga easy-peasy töö, et ja päris hea raha saab sealt, et kuna meil elamine on ka tasuta ja elamine on nagu väga okei, siis töö juures koha peal, ehk siis kütust ka väga tööl käimise juures ei kulu ja enamus raha, mis me teenime, siis jääbki nagu alles, et põhimõtteliselt ainult söögi peale siis kulutame raha ja kui me ise midagi tahame siin nii-öelda lulli lüüa. Aga kahe peale kokku me teenime siis umbes siukene 8000 eurot. No, oleneb tundidest asjadesse ka, et mõnikord võib-olla veits vähem, mõnikord veits rohkem. Kuus. Et see on siis kuus, jah. Aga muidu siin palka makstakse nagu iga nädal. Ja, et me soovitame nagu noortele, kes tahavad tulla siia, et siin easy viis, kuidas reisida, et teenid siin koha peal raha ja siis raiskad siin koha peal seda raha, et ja siis kui hakkad Eesti tulema, siis veits kogud ja saad Eestis ka veel veits tiksuda, et või siis kogudki reaalselt mingi asja jooks, mida sa reaalselt tahad osta või teha või mis iganes pärast Eestis. Austraalias ongi see eripära, et isegi nii-öelda lihtsad töökohad, ka need on nagu hästi tasustatud, ehk siis need töökohad, kus ei pea sul olema mingi kindlat nagu haridust, et ehk siis nagu iga ameti peal sa nagu põhimõtteliselt võid hästi ära elada siin. Jaa, põhimõtteliselt ongi, et sa ei tunne ennast halvasti ala, kui sa kuskil moppi lükkad või midagi, sellepärast, et see on ka nagu hästi tasustatud ja sa ikkagist saad nagu hästi hakkama. Aga kui sina ka näiteks oled mõelnud, et tahad tulla Austraaliasse, siis me Martaga panime kokku väikse video, et kus me siis räägime, et mis olid meie sammud, et kui me tulime siia, et kuidas siin seda maksunumbrit saada, mis pangakontod me avasime, kuidas me töökoha leidsime ja nii edasi, et võib-olla saad sina ka sealt siis endale mingit nippi ja mis kindlustus meil on ja nii edasi, kõik siukene vajalik info, et aga me panime siis kogu materjali ühte videosse
ja kui sa oled mõelnud, et tuled esimest korda Austraaliasse või tahad tulla, siis sa saad vaadata seda Patreonis, et me paneme lingi siia alla. Et me ei hakka seda kuskile YouTube'i panema, kuna see on nii spetsiifiline video ja võib-olla puudutab ainult mingit väikest vaatajaskonda, ja huvitab ainult neid, kes siis reaalselt tahavad Austraaliasse tulla. Et meie Patreonis siis selle videot näha on ka väike tasu ja me kindlasti hakkame ka mingid muid videosid Patreonisse lisama, mingid telgitaguseid ja mingeid asju, et keda vähegi huvitab, see saab minna lähemalt kaema ja toetad lihtsalt sellega meie tegevusi ja et stay tuned ja mine vaata üle ja võib-olla oleme abiks sulle. Pane siis aga subscribe ja like meie videot, kui meeldib ja pane bell notification ja kirjuta kommentaaridesse ka, et mida sa arvad ja mida sa veel kuulda tahaksid siit Austraalia elu kohta. Et saame jagada mingit infot, kui vähegi aega on. See you later! Alligator!